ja siin siis tõestus, et esimese astme peale tuleb lang, siis tõmbad jõnksu teise astme peale ja jõnksu kolmanda astme peale ja siis on tühi käik. Võideta täitsa lahti nii-öelda tom-tommiks lõpuks, et soolotrumm saab tom-tom tagasi kolmandalt teisele, teiselt esimesele, esimeselt null ehk siis tavasendisse. Ja nüüd, kui ta on pingul, trumm on tagurpidi praegu, siis kui sa siit hakkad kruttima, siis ta annab järgi, ehk siis läheb paremaks tagasi, siit ka kruttima. Rohkem siin nagu midagi ei tule ja siit jälle saad tõmmata pingule tagasi ja krutid kinni, et siuksed funktsioonid. Nii et nii palju kui keerela saab siit keerata, nii palju tuleb ja siit jälle siuke jõnksutamis variant, hästi tundlik asi, et siit, kui sa annad jälle tagasi järgi, et kui liiga kõvasti paned kinni, siis neid jõnkse ei ole tunda, siis pole käikudel vahet. Kui sa siit lased natuke järgi, no nüüd läks liiga palju, käib liiga lõdvalt. Et kui sa annad järgi, siis sa saad seda nagu õiged käigud, jõnksud ja tugevused kätte, et siis tast on nagu kasu ka. Et sellega saad siis mängida siin niimoodi. Need on tugevam. Ühesõnaga selline värk. Paneme siit edasi siis teised jubinad tagasi. Siia kinnitub pärast Natalia pael. Et niimoodi. Siin ei ole nagu väga tähtis, siis on vaja meil see panna kokku nupp. Pinguti nupp, millega sa saad pingutada veel eraldi seda alumist nahka või metallsõrestikku. Et sellega kokku ja siis paneme sisse siit. Lahti ja uuesti kinni ka, et ta toimiks. Opa! Ja kukkuski maha veel. Karvad külge lähevad ja puru siis ära tegelikult väga hea. Nii, mis meil veel vaja teha on? Teeme need väiksed krõikka kokku ikkagi, millega lähevad kinni need. Üks metallosa, üks pinguti osa ja siis nagu on hästi. Nii, näpuga puhtaks korra. Ja siis ongi nii, et paneme selle metallplaadi peale. Ja siia vahele läheb pärast siis rihm. Rihm pingutab siis selle metallsõrestiku vastu nahka pärast. Niimoodi. Ja tähendab natuke lahti, et nüüd riie vahele mahaks. Pinguti riie. Ja siis sisuliselt on selle osaga nagu kõik. Paned naha paika ja huubi siis metall. Naha metall
metall äärise või äärerimmi, inglise keeles on see rimm. Paned selle paika. Ma panen ennem tavaliselt enam-vähem võrdselt selle sõrestiku peale. Keeran tagantpoolt kinni. Ja siis pärast eestpoolt niimoodi. Plaadi tõmbad ülesse ja siis riidest riba läheb siit läbi. Tuli ainult üks. Paneme teise veel. Tuli natuke lahti seda üldse. Uuesti. Kui sa trumme hakkad mängima kunagi, siis arvesta sellega, et sa pead päris palju keerama asju. Häälestamine on üks, teine trummid võtad lahti, puhastad või vahetad nahka või vahetad huupi või rimmi ja nii edasi. Või siis seda kange. Keerame enam alla ära. Kõvemini seda korraks tõmmata. Kõvasti. Pulga vahele panema, muidu ta nagu tõmbab vastu näppu nii valusaks, et see kõvasti kinni keerata. Saad sulle trikki. Nii, ja kui see on nüüd paigas, see riia kõik on kinni keeratud, siis praegu kruttima seda ei hakka. Jep, praegu ikka seda kruttima, siis paneb kinni ühesõna. Näitan teile siis selles videos, kuidas laagi ehk siis eesti keeles sanga või pingutit või pinguti kangi siis sellise rohelise rattamöksiga, mis siis on see kuivem variant, et ei ole see nii õline, mis siis nagu libiseks, et kruvid, poldid hakkaksid keermata sees libisema, vaid vastupidi, ta takistab seda metall vastu metalli hõõrdamist, ehk siis kokkuvõttes ta hoiab paremini just kruvi seal sees, selle keerme sees. Ma esimese ringi tegin siis siia osasse, ülaosasse, ehk siis trumm on tagurpidi praegu, ehk siis alaosasse ja ülaosasse siis tegin ära, ehk siis see kang liigub niimoodi. Ta on 3-astmeline kang, mis tähendab seda, et igal trummil seda ei ole. Et ta on 3-käiguline, ütleme siis selles mõttes, et kui ma siit teda nüüd, ta oligi ära kuivanud, või õigemini ta on nii uus trumm, 7 aastat tagasi tehtud, aga ikkagi uus, et mürtsub nii, et kole ja tegelikult on see, et siia ei olegi määret nagu suurt pandud, midagi seal oli, aga suht vähe kärmelt peale visatud ilmselt ja kui ta teha siis tuleb, siis väga palju seda ei panda. Ma nüüd teen korralikult ja mul on endiselt seesama ratta määre siin, ta on nagu vihmakuiva,
tuule, ma ei tea, niiskuse, päikese, lume, siukse asja vastu nüüd, kui trumm õues seisab või märjagas, siis peaks kõik veel toimima mingi aeg päris hästi, kui just igale poole väga vahele ei saa ja pärast ära kuiva ja hakkab ikkagi kuskilt kuivatama midagi. Aga jah, ma panen see teise tiiru veel, ma tean, et paljusid see video ei huvita, aga ikkagi teen esimest korda ja niimoodi see laag liigub siin, et vahetab 3 astet, et tegelikult kui nüüd siin panna see metallsõrestik külge, mul on see Natali mingi variant siin, et siis ma ei tea, kas siit näeb niimoodi, Natal. Ja siis kui see nüüd nagu see külge panna, siis ta hakkab tegema seda 3 lüliliigutust, käib nagu jõnksuga kohe tunned 1, 2, 3 ja siis viimase pool on tühi käik nagu ja siis saad tühja käigu tagasi ja siis jõnksutad 3, 2, 1 peale. Et ta pingutab siis seda metallsõrestikku altpoolt ja see metallsõrestik siis nii-öelda läheb erineva pinge alla, et tegelikult on päris äge, aga noh, palju seda nagu väga-väga vaja nüüd on, siis võib-olla täiesti profide jaoks, aga mina lihtsalt võtsin ka testiks, kui see trumm nagu valmis sai. Nii et Tarmo Herkül tellis selle variandi. Ühesõnaga, siin on kirjas patent number 6 846 978 juppi on siis järelikult välja lastud, on see tõesti lihtsalt numbrimärgistus, ma arvan, et see on tükimärgistus ikkagi, kuigi ei ole kindel. Väga huvitav, praegu vaatasin nagu siia, ma olen varem seda numbrit näinud, aga pole aega jälgida nii väikseid detaile, aga nüüd vaatan, et on aega seda teha korraks. Vaat selline lugu, et siis ühesõnaga määre, näpp sisse, plõga, roheline plõga on. Ma panen natuke paksemalt, paned see üles, määrid kokku. Nagu autoremondi luksab või ehitaja või keegi, kes torutööd teeb või ma ei tea, millega ta tegeleb. Ja siis paned, ongi, et võetad kange alla ja siis paned alt ka kokku selle möksiga. Nii et paneme selle kokku ja vaatame, mis siin saab. Et ta enne ühe esimese tiiruga, kui ma panin, nüüd on nagu teine, et ta natuke sisse sööks ennast, aga palju ta sööb. Siin on nii kitsas vahe sellel, et võiks nagu rohkem süüa sisse. Midagi ta siin juba teeb. Läks küll paremaks, ennem oli ülekange, midagi ta nüüd tõmbas väikses praaf sisse alt ülevalt, eks ta kuidagi sööb sisse siia. Et peab nagu määrima neid asju või õlitama. See on õli ka, et aga nii et kes ei teadnud, siis õlita endal ka ära. Pane määred peale ja hakkab asi liikuma. Kuidas siis panna trummile määret? Et paljud arvad, et kui sa paned määret, minul on ostetud siis jalgrattapoest, ma sattusin kunagi sinna ja siis ma tulin idee peale, et ma nägin sihukest keeli või määret ja mõtlesin, et võtan jalgrattapoest. Üks tore remondimees, kes jalgrattapoes oli, ta ikka teadis üht-teist, et oma vanuse kohta ja ütles, et vahet pole, kas trummid või auto, et sihukest määret saab panna trummidele ka, et siis ei hakka need nagu keermed siis, keermed või ütleme siis bolt. Näiteks praegu mul on siin soolotrumm, siin on keermed, et kus sa siis pärast selle sisse keerab, pingutad nahkasid, et siis siia otsa paned natukene, seesama on nüüd pandud siia sisse, sihuke roheline
keel või määre ja panedki selle siia nagu otsa natukene, umbes näiteks nii palju ja siis sisuliselt panen uuesti, ma läksin salfaka vastu. Oi. Ja siis näpuga lihtsalt tõmbad üle kergelt ja kuskil veerand voldist tõmbad üle. Eks ta hakkab seal ise keerates siis ennast nagu sisse poole sööma ja sisuliselt sellega siis saadki endal selle määrde nagu peale. Aga ennem paned siis naha, nii nagu ikka ja vaatad logo järgi, et oleks tsentris, kui tahad täpselt või sümmeetriliselt panna. Ilusa huubi ja paned selle naha peale, trummi peale ja siis paned esimese keerme näiteks sisse, vaatad, et väga ära ei määri siin teisi metallosasid, keerad näpuga sisse ja rohkem polegi midagi ja siis hakkad risti neid juurde toppima või paralleelselt üle ühe. Samamoodi tõmbad üle ja paned teisele poole risti üle trummi ja niimoodi nad kõik siin lähevad. Jutu jätkuks võib võtta ka täiesti sellise määrde, mida müüakse vist muusikapoodides ka, näiteks saab kindlasti, ei tea, kas siin Eesti muusikapoodides määret on veel uurin niimoodi, aga suurt vahet nagu ei ole. Et minul on selle keeli nimi on kohe ütleme, mis asi see on, Cephal Pro 2 Crease Lithium based bike crease. Nii. Et ma ei tea, kui tihti seda panema peab, aga tundub, et see on küll, ma olen kogu aeg edasi lükanud, pole aega olnud, nii kiire on. Ja kogu aeg mõtlen seda teha, et see keel on ka pool aastat seisnud, see on pool aastat tagasi siin. Et saaks nagu tehtud, aga seda keeli jah, ma ei ole nendele trummidele, see on aastast 2020, 7 aastat pole pannud, alguses vist Tarmo Herkül siia vist pani, aga noh, see ikka tuleb maha ja nii see krutid ja häälestad seda trummi kogu aeg.
üks läheb veel. soolotrummi ülemine osa tehtud. nii et kui sul trummid kuivavad, keermed juba krigisevad, siis tuleb neid nii-öelda õlitada, ehk siis määrad vahele panna. Et siis ta ei riku keermeid ära, siis ei pea uusi polte ostma, et võib juhtuda, et nad hakkavad hõõruma teineteise vastu ja siis lihtsalt kuluvad need keermed ära. Nii, nüüd on vaja panna teine alumine osa ja ongi kõik